tere! Mina olen Maigi Magnetista ja ma teen teile täna ladumise mõnusast tammesõõrust. Et tuli selline juhatus täna, et teha pööripäeva ladumine kollektiivile siit tammesõõrust. Et ma ise tõmbasin endal välja sellise mõnusa kaarti, nagu kus on peal tamm. Ja kõigi Euroopa rahvaste vaimses traditsioonis on tamme peetud kõige võimsamaks puuks ja ta oli pühendatud taeva kõige tähtsamale peajumalale. Ja kaartil on olemas nagu portaalid, aastaväravad. See on üks tähtsamaid aasta pöördepunkte, kus need väravad avanevad. Tamm on võimas päikese sümbol, seega ka kaitse, jõu, edu ja stabiilsuse sümbol, tervendamise, viljakuse, tervise, raha, potentsi ja õnne sümbol. Ja mul on siin juba kaardid välja tõmmatud, et tuule käes lendu ei läheks. Ja esimene kaart, mis meil täna tuleb, on siin sauade äss. Meie mõtted, meie tunded, midagi tulist, midagi ootamatut, mõnusat on tulemas meie ellu. Sellel pööripäeval alates. Teise kaartina tuli välja Lenormandides meesterahvas. Korralik, aus. Ta teab, mida ta elus soovib. Ta on elus saavutanud juba, oma tundeid korrastanud. Et on võimalus kas kohtuda sellise kena meesterahvaga või on ta juba sinu kõrval. Ja siin meil ise mul tuulena ka tuli ja pööras ringi kaart armasta. Luba endale tundeid, flirti ja armastust. Ole mänguline ja romantiline, avama süda armastusele. Ja nii ilusti ta tuli siia täpselt siia meesterahva kõrvale. Ja kaart, mida ma ise välja tõmbasin, oli siruta tiivad. Kullake ära karda, pole põhjust. Siruta oma tiivad välja ja liigu julgelt oma unistuste poole. See on ka armastuses. Et julgeda unistada, oma tõeliseid tundeid väljendada ja soovida endale sellist suhet, mis paneb hinge helisema. Superligitõmbaja kaartidest tuli välja mul. Mu suurimad vaimsed muutused jõuavad minuni tänu vabadusele, mitte sundlusele. Vabadus ongi vabadus. Päris palju me mõtleme ja soovime kõike saada kiiresti. Sunnime end takka õppima seda, minema sinna üritusele. Et äkki sealt saame infokillu, mis meid aitab, mis teeb suure läbimurde. Aga suurimad muutused jõuavadki sellele, kui me anname selle kõik vabaks. Me teeme ise väikseid samme, liigume, ei torma ja ei ole kannatamatud. Siis tulevad asjad ise meieni. Ingliteraapia kaartidest tuli välja meil kõritsakra. Armastavad inglid aitavad teil tõtt rääkida. See ongi enda tõde. Rääkida ka endale, mida me tegelikult soovime, kuhu me tahame jõuda. Päris suhetes, millist suhet me soovime. Mida anname meie sinna suhtesse, mida me panustame ja mida me soovime teiselt.
lõpetuseks tuli selline mõnus kaart meile. Ja ta räägibki sellest, et me projitseerime teistele tundeid ja omadusi, mis meile teises meeldivad. Aga tegelikult need samad tunded ja need omadused on meis endis olemas. Ja samamoodi, kui teises meile ei meeldi midagi, siis tegelikult need samad asjad on meis endis ka olemas. Et sellega me peame olema ettevaatlikud ja tunnistama endale tõtt, et mis tegelikult meid teises häirib, et tegeleda iseenda sees selle asjaga. Ja kui me teist inimest idealiseerime, et mõtle, kui vägev ta on, mida kõike ta oskab, aga tegelikult me oskame ise ka seda. Et katsume märgata iseennast rohkem. Ja terve see ladumine on tegelikult kantud siin armastusest, vabadusest. Et see portaal on päris vägev, mis meil siin avaneb, kui me laseme sellel kõigel toimuda. Et kui me laseme, et siin võibki jääda nagu põhisõnumiks, mu suurimad vaimsed muutused jõuavad minuni tänu vabadusele, mitte sundlusele. See kehtib ka armastuses, meie tööalastes ja kõigest meie elus. Ma näitan teile korra siit veel seda tammeringi, seda vägevust, seda ilu, seda toredust, mis siin on ja linnulaulu. Siin on meie vägi, esivanemate vägi, jõud. Ja see kõik on meis olemas. Kui me laseme selle vabaks, siis jõuab see ka meieni. Aga mina tänan teid ja imelist pööripäeva, tulevaid jaaniõhtuid ja iseendasse vaatamist ja sõnajala õie otsimist. Kui sirutada tiivad, siis kõik on võimalik. Sest siin on absoluutselt kõik kaartid räägivad armastusest, mida parimat veel saab olla. Aga mina tänan teid ja järgmise korrani. Aitäh!